Tere! Suvi on käes ja jälle on YouTube'is näha palju videosi, kus inimesed näitavad, mismoodi nad vikatiga niidavad. Kuid tihtipeale tundub, et inimesed kas ei ole kunagi vikatiga niitnud või ei ole seda teinud ammu. Seetõttu ma teen ühe pikema video, näitavad, mismoodi vikati teritada ja mismoodi vikatiga niita. Vikati teritamise suurem töö tehti vanasti ära kas käiaga, vikati pinniga, siis vikati pussiga ja ennem töö pärast viitmise käigus tehakse ära luisuga. Meie vana Gotlandi käi on tänaseks kahjuks pintsil. Nii et käiamist kahjuks demonstreerida ma ei saa. Vikatit pinnitakse harva. Näiteks siis, kui sa oled vikati kivisse löönud ja ta on kõveraks läinud. Või kevaditi, kui vikat on aasta otsa seisnud. Vikati pinnimine. Pinn on 2 raudplaati, mille vahel lüüakse vikati esimest paari millimeetrit õhemaks. Lihtsalt lüüakse rauaga õhemaks. Vikat ise on tehtud tavaliselt separauast, mitte terasest, ta on suhteliselt pehme. Seetõttu saab teda ilusti õhemaks lüüa. Ja hakatakse lihtsalt seda haamriga lööma, et seda esimest serva õhemaks teha. Ja niimoodi käiakse terve vikat üle. Kui vaja, mitu korda. Osavmeister teeb ilusti ühe korraga ära. Mina osavmeister kindlasti ei ole. Lihtsam on teritada vikati pussiga, mis on tavaliselt tugevast terasest tehtud selline nuga. Vikati pussiga võetakse ja tõmmatakse lihtsalt vikatist jõuga teravaks. Vikati pussi halb omadus on see, et ta kulutab vikatit. Kuna selle tegemisel tuleb see kogu aeg rauapuuru ära. Pinnimisega lihtsalt vajutad vikatit õhemaks. Vikati pussiga sa lihtsalt tõmbad see rauda ära ja 10-20 aastaga vikatus enam pole. See vikat on siin, ma arvan, 40-50 aastat vana. Ja juba suhteliselt ära kulunud jõukene. Ja siis võtad teise poole ja tõmbad teiselt poolt samamoodi. Vikati pussiga lihtsalt niimoodi üle. Vikati pussiga mina näiteks tegin iga hommiku üle, kui ma kunagi rohkem niitsin. Lüskimine käib siis niimoodi, et toetad kanna vastu rinda tugevasti, hoiad käega vikati päkaga kinni siit ja siis hakkad luiskama. Ja mis on luiskamise puhul oluline, on see, et mitte kunagi ei tohi luisku lüüa vikatisse sisse, et ainult tuleb tõmmata. Tõmbad ühelt poolt, tõmbad teiselt poolt, tõmbad ühelt poolt, tõmbad teiselt poolt. Kui sa hakkad luisku sisse lööma, siis sa nüritad tera ära ja kulub ka luiska kiiresti ära. Nii et tõmbad, 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 tõmbad. Ja kui sa seda palju teinud, siis teed seda kõike kiiresti. Nüüd vikati otsa teritamiseks. Kindlam on teha, nüüd hoiasid kaugemalt kinni ja teed niimoodi. Ja kui sa oled juba kogenud, sa võid lihtsalt toetada pekaga ja siis sa saad vikati otsaga, luisi otsaga siit teritada küll. Ja ongi vikat täiesti terav. Nii, niitmine. Niitmiseks niidame kaart ilusat heinamaal, siis paned vikati kanna maha ja tõstad natukene vikati nina ülesse, et jumalast maas ei löö. Ja vikat peab käima kand maas mööda kaart. Mis on oluline on see, et mida paljud on teinud, et niidavad käega. See on vale. Vikatiga niitmine on täpselt sama nagu tennise mängimine, boks, kõik muu sport, see käib kehast, puusadest. Sa keerad tervet keha. Muidu sa ei jõua niita, muidu väsid juttu ära, muidu pole jõudu sees. Ehk siis vikati kand maha ja hakkad niitma kaart. Iga kaarega, iga niikaga astud väikse sammu edasi. Ja keha ilusti käib. Ja niimoodi läheb. Kui see on palju jõudu, astud pikema sammu. Kui on vähem jõudu, astud lühema sammu edasi. Ja niimoodi niidad. Mis on nüüd kaare niitmise oluline teada, on see, et ei tohi niita nii, et sa kaar lõpeb heina sees. Sa ei niida niimoodi, et sa lõpeb heina sees. Siis see ära niidetud hein jääb kasvava heina peale ja sa ei saa korralikult niita. Kaar võetakse niimoodi, et kaar lõpeb alati seal, kus on juba niidetud maa. Ehk siis niidad niimoodi, et kaar lõpeb see on niidetud maa ja kõik
iga järgmise löögiga tõmbad eelmisel kaare ilusti sinna tühja maa peale. Et see, kus sa niidad, siin ei ole kasvaja heina peal, sul heina ees. Sul on siin need eelmine kaar on siin maas. Eelmise kaare tõmbad sa järgmise löögiga vikati kannaga ära ja võtad teraga uue kaare. Ja pärast on kogu niidetud hein ilusti ühes loos. Ja saab ilusti kokku riisuda. Kui sa nüüd keset niitmist tahad luisata, siis võtad niidetud heina, tõmbad vikati puhtaks, et heinapuru niiskus kõik ära. Ja siis saad hakata luiskama. Luiskad ära, luisk taskusse või kivi peale, kand maha ja jätkad. Nüüd heina ja loo niitmisest eraldi teistsugune lugu on siis, kui sa pead niitma mingit mätast või kivi ümbert või siis mäge, nagu siin on, siis sa ei saa pikka kaart puusaga teha, siis sa pead tõesti tegema käega tööd. Siis seda nõgesed ja võsa lihtsalt tõmban niimoodi käega. Jälgin, kus see mäekontuur ja tõmban ainult käega niimoodi mööda mäekontuuri seda ära. Siin kahjuks jah, puusaga ega pikki looga midagi teha ei saa. Ja siis teengi see kõik puhtaks. Teen kogemata maas seda. Võt, niimoodi.